Kallis kuulaja, mikrofon on praegu naeratamas ja rõõmsas meeleolus, sest taas on õnnestunud üks suurepärane inimene jutule meelitada ja Ankrusajas saate mikrofon on praegu ühe mehe juures külas, kellest võiks teha umbes 200 raadiosaadet ja siis jääks ka veel seda juttu väga palju eemale. Aga kui me võtame sellise Emajõe ja Peipsijärve ja üldse Võrtsjärve siseveed ja natuke laiemaltki konteksti, siis on inimesi, kes ei tea meie vestluskaaslast ikkagi väga vähe. See on sportlane, motosportlane, vabadusvõitleja, leiutaja ja veel palju muud. Hando Kruuv, tere Hando! Nii, tere! Väga kena, et mul on võimalus natuke oma pere ajalugu nagu meenutada. Võiks hakata rääkima ja just tahaks sellest rääkida, kuidas minu isa sattus veeasjandusse ja õieti vabadussõtta. See oleks selline meie jutu päris alguspunkt. Nii, see peaks olema päris alguspunkt ja õieti niimoodi, et nagu Tartus oli, vene koolid, vene keeles õpetati, siis mul isa käis ka koolis, tema tunnistused on veel alles ja siis ta pidi minema tööle ja läks tööle Tartu sidevõrk. Telefoniliinid kõik veeti postide otsa ja tema oli esimene mees, kes pidi siis poste mööda ronima ja teda kutsuti raadijukuks neid. No ja kõik oli kena, aga siis vabadussõda tuli peale. Ja nüüd oli lugu, et sinna Tabivere kanti jäi pidama soomusrong ja Kuperjanovi poisid pidid tulema linna, et päästa krediidissa keldris vangid, kes läksid mahalaskmisele, neid vist 16 inimest jõuti ära tappa, põhilised usklikud. Ja selleks isa rääkis, et kuidas Kuperjanovi poisid ei tulnud soomusrongiga mitte Tartusse, aga pani Tähtvere põllu äärde pidama ja siis suure jooksuga läbi Tähtvere pardi Jakobi mäest alla ja jõudsidki niimoodi, et venelased panid putku, kuna nad ei jõudnud kõiki ette nähtud ära tappa. Praktiliselt oli ette valmistatud olnud üle 360 vangi ja isal kästi sinna üles telefoni või side pott üles panna, et sealt teise korra akendest viidi mööda kaabel. Ja seal olid siis trellid ees ja seal oli vange täis 2 ruumi ja kõik näitasid, et anna mingi viil, et saaks hakata trelle viilima, aga isal oli püssimees all kogu aeg, ei tohi midagi rääkida, muidu ei olnudki midagi rääkida, oli üksinda redeliga üleval. Ja siis ta oli see pott pandi paika ja viidi siis kaabel nagu praad Pikku Hariduse tänavat kuskil Raekoja platsi poole. No mis nendest sai, ega ta siis ei teadnud rohkem, aga edasi, kui Kuperjanovist selle jõudsid sisse, vabastasid need vangid sealt ära. Soomusrong tuli tükk maad edasi Tartu jaama juurde ja nüüd isa andis avalduse sidevõrgu ülemale, et tema lahkub omal soovil ja läks soomusrongiga kaasa. Ja see avaldus, see on mul olemas alles veel. No vene keeles nagu ta kirjutas ja see, et omal soovil, no keegi ei oska öelda, millest küsimus oli. Ja siis ta läkski soomusrongiga kaasa, oli siis praktiliselt vabadussõja lõpuni seal. Ja seal ta siis kohtas Juhan Simmiga, et siis oli ja isa põhiteemalt oli väike kiire ja osav poiss, siis ta oli sidemees ja luuremees. Nii et kaablirulliga tuli tal ringi kohta seal kaunis palju ja hirm oli sellega, et ta pidi kuskile ronima sinna siis nagu vaenlaste külle alla, aga õnnestus niimoodi, et ta mingi kuuli ette ei jäänud. Pärast nad tegid siis Juhan Simmiga orkestri ja see kutsuti Punkspillide orkester, seal oli mandoliine, kitarrid ja ühesõnaga keelpillid.
ja siis nad seal muidugi siis musitseerisid nii palju kui said, aga pärast ta tuli tagasi. Peale vabadussõda oli raudteeklubi ja seal nad siis Simmiga koos mängisid edasi. Kahju, ta maja lõhuti maha mõni aasta tagasi. See selleks, aga siis sai ta terve nahaga sai tagasi tulla ja temale tekkis kuidagi hirmus isu paatide ja laevade järgi. Seda täpselt ei tea, millest see tekkis, aga Kuna Tartu oli siis, Emajõgi tundus väga suur olema ja ta sündis Meltsiveski tänaval, see on Meltsiveski Lubja nurga peal, kui Lodjakotta minna sõidate temast sealt Sünnimajast mööda. See on praegu olemas nurk lõigatud selle majakeselt, ta peaks olema just 52 või 56, mingisugune seal. Nii, no ja seal ta hakkas siis ühte purjeka mudelit tegema. Hiljem kolisid nad natuke ettepoole Liiva tänava nurga peale ja seal ta tegi juba selle jahi ehitas lõpuni ja see oli natuke MK-klassi jaht, kiiljaht ja mul on olemas ka pilt, kus nad selle jahiga siis Emajõe peal sõitsid. Tudengid ja suured tehti tudengite pidu. No põhiliselt olid kenad daamid ja tudeng, kes tulid purjete alla ja leidiski sealt ühe silmarõõmu ja sellega ta abielluski, see oli Masaka tütar. Masakas oli jõukas poiss, Maapanga üks aktsionäridest, omanikest. Ja seal ta siis hakati siis sebistama, nagu öelda, teed pehme voodi poole. Kui see jaht oli, pärast ta müüs selle jahi maha ja ehitas nüüd juba mootorpaadi. Ja selle mootorpaadi nimi oli Udu. Nii, aga see Udu oli nii palju kiire paat, et selle taga sai juba veesuuska sõita. Mis mootor tal siis oli peal? Ma ei tea, aga ta rääkis Fordist. Ja 6-silindrine Ford ja no ega siis palju siis tolle korra võtta ei olnud. Oli siis Mercedesid, aga kuskilt Fordi mootorit nagu kergend kätte saada. Nii. Ja siis oli need veepidude peal ja siis oli muidugi ka keegi mees tehki veesuusad. Aga siis oli arvati, et kui jalad lähevad laiali, et sa võid ennast lõhki kiskuda veesuuskade peal. Ja ega mina esimest veesuusad tegin ilma kiiluteta. Kiiluta all, siis ei juhtu midagi. Ja siis panti pukser ots suusaninade külge. Ja siis ta kaater vedas. Seal otsad läksid kokku, aga siis oled sa kui kitse laadele viimine, aga sul palju võimalust ei ole, kaatri otsa hakkab ju segama ja siis oli ka akvaplaaniga, see oli laud, lauasõitu, siis panti tavaline söögilaud, jalad ülespoole ja niisugust sõitu mina tegin ka muide seda järgi, aga too oli juba laenatud sellest ja too sõit oli 38. aastal oli see veepidu. No võt, seal siis nägid inimesed päris nagu esimest korda siis veesuusatamist või? No jah, sealt, minule tuli pisik sealt. Ja isa ehitas siis selle paadi ta müüs maha. Suured mehed tahtsid ega ise olla suured ehitajad ja nii tükiti kõik seda asja nagu segama. Ja ma isegi võtsin ühe dokumendis ja see on mere kataloogist välja võtte ja seal on kirjutatud, et mootorlaev Udu kuulus 100% August Kruvile. Nii et las ta olla, kuidas ta oli. Ja siis ta ehitas järgmise mootorpaadi veel. Ja selle nimi oli Tigu. No tema ei pannud oma pruutide nimesid, ta oli küllaltki vanad, kui ta abiellus. Naiste nimesid ei pannud kunagi laeva? Ei pannud, tema ei tahtnud, et ütles ära teada, et mina ei saa tüdrukute või naiste nime panda. Kõik igane joomapidu käib ja trambivad siis minu naise peal. Ei saa. Ja nii ta siis leidiski Tigu. Ja see Tigu oli ka kaunis nobe paat, nii et ega see oli kannatas ka veesuuska sõita, aga ega sellel ajal neid väga palju neid sõite tulnud. Ma mõtlengi, et palju neid üldse olla võis, et kui sina tulid selle ala nagu üks pioneere kindlasti. No jah, peale sõda kindlasti olin mina. Ja põhiline oli see mootorpaatide ehitamine selleks, et ta ostis ka ühe lodja ja remontis selle ära ja põhiline transpordivahend käiski mööda jõge, toodi puid, heinu, mida iganes, isegi isa lodjaga toodi 2 koormat
piusaliiva meleskisse. Sellest oli sellega, et kuiv liiv sorises, lodi pidi olema seest nagu topelt seinaga. Et see liiv, aga nüüd, kui oli see ära kuivad, siis see läks lodja kahe kihi vahele, saadi sealt liiva kätte. Ja läks mustaks, kui seal oli, aga ta siis väikse Emajõe peal kuskil sinna hobustega toodi piusaliiv sinna välja, sealt laeti ta lodja peale ja isa vedas siis selle Peedja peale Paalajõe peale läks klaasivabrikusse. Aga too aeg oli siis see veel, kus lotjasid oli päris arvukalt veel alles ja nad olid iga päeva tööd. Oli põhiline oli sellest puuvedu käis ja voorimeste ja ütleme heinad. Tartus oli heinaturg Pärvivabriku Pärves linna poole ja see oli ka puuturg, eks ole. Ja isa ütles, et minul oli puuturuga hästi, sellepärast, et puukärutajad käsikäruga võeti maha, aga nii suured pikad kärud olid, et sinna pani kuni 1,5 rummi puid las ühe käru peale. Ja kus oli kitsas raudratas, maailmaratas, ja see vajutas siis kärutamise plangud nagu lõhkus ära. Aga isal olid väga tugevad plangud, olid kasest ja tammepuust ja küsimus oli selle, et vaata, kui jääb puust üks okspunni püsti ja kui nüüd käruga tuleb, üks mees veab eest, teine mees tõukab tagant ja see kitsa rattaga läks selle välja ulatava oksa peale, siis oli muidu käru oli külili ja puud kukkusid kolinaga lotja tagasi või kuhu. Nii et aga siis teadsid, kui kruuv tuli oma lotjadega, siis oli küsimus, tal on head plangud ja kõik olid nõus kõigepealt tema lotjasid tühjeldama. Need Augusti lodjad esialgu see üks, et kui praeguse Jõmmuga võrrelda, et ta olid suuremad või sama masti? Üks oli suurem ja tal oli õieti 4 lotja, teised olid peaaegu Jõmmu või väiksemad natukene. Aga suurema lodja nimi oli Hobu ja kus see nimi, see oli laevaregistrist, oli see nimi talle pandud numbri peale ja too võttis kuni 120 rummi puid peale. Ja isegi rohkem panti. Väga kõrgele seal koormad ajada, kus oli silla alt, et pidi läbi tulema ja sellega juba arvestati. Häda oli ka sellega, et ka linna olid aurulaevad, tähendab Krissakovil. Ja lugu oli sellest, et siis kui altpoolt tulid, kui venelaste lodjad tulid üles, siis nad Pragal ootasid, kui tuli seal kuni 5 lotja, et saadi karavan teha, siis sõitis Tartust aurulaev järgi ja põhile sõitis järgi Kungla. Pragal, kas ta oli too aeg, kui Pragal oli see piiripunkt? Jah, ta oli ka piiripunkt, aga see Kaluri küla ja ega seal kolm talu seal oli. Üks oli väga peidetud, selle Indu talu oli, aga tollega on omaette ajalugu ja ka põhjust olid kõivud ja hiljem ülikooli uurimisbaas tehti sinna. Ja saksad olid siis Varnja pool külle peal ja sinna hiljem Vene ajal toodi ka telefoniliin, eks ole. Ja küll. Siis kui sai sinna 5 lotja kokku, siis tehti karavan ja siis tuli sõitsid tollega vedasid linna alla välja. Aga ta oli kõige suur kulu ja kallis, nii et tegelikult see lodja majandus hakkas välja surema. Aga isal oli sellepärast, temal oli oma mootorpaat, tõmmas 2 lotja taha ja sõitis. Ja põhiliselt Ahjajõe peal käidi vähe, aga enam oli Pedja, üle Võrtsjärve ja Pikarsilla. Ja sealt toodi siis puid ja heinu, et tema oma majandusega pidas korralikult vastu. Ja siis oli Evald Roomal üks madrus nende peal. Muidugi igal lodjal oli oma lodjamees peal ja vahel võeti ka madrus ja üks väga truu lodjamees oli Kepi Volli. Ta oli ka parafiinanina, aga tore elumees oli, ma mäletan teda veel, aga ta kaotas oma jala Võrtsjärve peal. Seal läks nende puksirotsadega sassi ja temal tross oli lodja vööris peal ja nüüd kui laev tõmbas ümber jala sõlme ja selle trossi sõlmega jalg lendas minema. Nii et mina mäletan seda, kui ta oli puujalaga liikus, aga ta oli elurõõmus vend ja see, et tal suure vee ajal vesi hakkas aknast sisse,
minema, siis pandi selle teetammi pealt plank akna laua peale ja tema käis siis oma kööki sisse mööda planku. Ja ta ise naeris, et minul pole häda midagi, aga akna laua pealt teine plangu ots oli pliita peal. Aga see savi ligunes üles ja ükskord ta läks sinna ja äkki see pliit lagunes kokku, siis ta kukkus muksuga sinna savi ja värgi prügi sisse, siis ta küll enam õnnelik ei olnud, aga muidu ta naeris, et mul pole häda midagi, et minul on asi korras. Veel nii, et elas alumise korruse peal ja hiljem elas seal Reinumägi, kes oli minu pootsman, kellega ma koos tegelesime. Käisime ka Soomes. Nii, no nüüd see sõda tuli kätte ja need laevad natsionaliseeriti ja mina nägin laevanduses meeste peale sõda oli akt ja selle akti koostaja oli keegi Ivanov, kirjutatud nende transpordivahendite kohta, seal oli kirjas tal siis 4 lott ja 3 mootorpaati ja natsionaliseerimisele ja ma tahtsin seda, et kuule, andke see protokoll mulle, aga et me ei kõleta, aga see on dokument siin sees ja oli nagu Sadama arhiivis. Ma ei saanud seda kätte, aga ma lugesin selle asja, ma teadsin, et see oli ja see sama Ivanov töötas peale sõda ka laevandustööga juures, ma nägin teda tihti. Ta oli niisugune, tead, põhiline eestlase vaenlane, no ka täielik parasiit. Hea küll. Ja nüüd, kui tuleme sealt edasi, nüüd laevandus ja lodjad natsionaliseeriti ära ja nüüd tuli siis õhku lasta Kivisild. Keegi rääkis, et Kivisild, et ankurd on valatud, olid kas mingi kollane oli, see oli väävliga või oli siis tinaga. Ja keegi tarkpea ütles, et muidu, et need ankurud olid väga võimsad sisse valatud ja raiutud graniidi sisse ja siis toodi sinna peale mitukümmend ruumipuid. Pandi silla peale põlema, et siis need ankurd ära sulaksid. No selge pilt, et sinna alla, sinna ei lähe mingit kuumust ja veel. See kõik oli venelaste töö? No see oli venelaste tarkus ja siis muidugi pandi üks pauk ka, aga mitte midagi juhtunud. Siis leiti, et ei, vale koha peal ei tuleb anda põhja alla. Ja siis aga lodjad on, eks ole, kui lodi läheb põlema, poordid on ju tõrvatud, tuli läheb poordid allapoole, poordid põlevad ära, aga see puu ei lähe kõiti põlema. Ja siis pandi lodi alla. Vaat kelle see lodi sinna alla pandi, seda isa ei teadnud. Aga tollest ka midagi välja ei tulnud. Siis võeti järgmine lodi toodi, sinna pandi riiulid tehti. Ja riiulid olid niimoodi, et selle silla kaarte järgi ja too riiul laeti siis lõhkan ja kaste täis ja siis pandi see pauk ja see oli nii palju võimas, et ta viis krediidikassa maja nurga ära ja kivid lendasid üle Toomega Vallikravi tänavasse. Ja seal Vallikravi tänava Grand Hotelli vastas elas meil üks vanapoiss ja tema siis meeldis sealt vaadata, kuidas seal hotellis seal plikad tiirutasid ringi ja öösega teda hotelli elu jälgis. Ja nüüd ta võttis ette, et ühel kuidagi nagu väsivad jüdines ära ja viis selle voodi akna tagant kaugemale. Ja nüüd tuli see aeg, kui see sild õhku lasti ja sealt tuli üks suur kivimürakas üle Toome ja lendas sealt läbi sarikate tolle vanapoisi laest läbi, et kui ta oleks vanapoiss oma voodiga seal akna tool, kus ta seal piilus, siis ta oleks muidugi surma saanud. Ja peale selle vanapoiss sai usklik temast ja et näed, et Jumal hoidis tema ära, aga ta oli viinud teise seina selle ära ja siis ta pääses. Aga tegelikult need kivid lendasid tõesti sinna ja lendas ka, kui keemiahoone oli parasjagu just valmis saanud ja keskkütte tehti ära, siis üks suur kivimürakas lendas läbi keemiahoone katuse ja kust üle müüri läksid keskkütte torud, eks ole. Ja lõi need torud puruks, nii et see keemiahoone polnudki veel päris valmis, kui tuli juba esimene veeuputus ja parandus, eks ole. Nii et see oli, pauk oli igatahes väga suur. No nüüd me tulime liiga kaasaega. Aga kui me võime minna nüüd tagasi sinna
Emajõe lugudesse. Sinna lottide kulda ja lõpuossa. No ja siis Rootsi aega. Lause sinna, võtame siis selle. Võtame Rootsi aega. Ühesõnaga, kui rootslased olid siinpool, olid tähendab jah, praeguse peale paremal kallal, venelased olid sealpool. Nii, ja nüüd rootslased tegid ühe rünnaku Pihkva kindlusele. See oli kõik see Põhjasõja. See oli Põhjasõja aeg, nii. Ja aga kuidas kindluses nad, ega need laevad ei olnud suured, need olid nagu parajad niisugused, isegi võib-olla sõutavad, aga nad olid ikka massidega ikka purjelaevad. Aga seal no ikka kuni 15 meetrit pikad, niisugused kuni 20 äärmiselt, eks ole. Ja suuremate peal olid ka obused ja vankrid. Nii, aga nüüd olid rootslased pidasid veel ikka jõe peal kaunis enne Pihkvat kinni ja aga talupojad oma seda kindluse värki nad ei hindanud midagi. Ja nüüd tahtsid venelaste käest said niisugused pultsid omale selga ja sõitsid siis venelaste vennedega sõudsid sinna kindluse juurde. Venelased vaatavad, et need vehkisid kättega, et rootslased tulevad, rootslased seal tõmmati kindluse need väravad üles, restväravad ja lasti siis venelased sisse, aga tegelikult olid nad rootslased. Ja seal läks siis madinaks, need kindluse valvurid notiti maha ja rootslased valutasid selle kindluse ära ja tegelikult rüüstasid ta siis ära nii palju, kui seal siis midagi võtta oli ja ega nad sinna jääda ei tahtnud. Teistpidi tulid tagasi, läksid oma laevade peale edasi, tulid siis Pikku Lämmi järgi, Peipsi järgi ja tulid tagasi Praagale. Ja Praga nurga peal oli Rootsi bastion ja teine oli Varnja, võeti selle Koosajõe nurga peal, oli teine bastion. Aga sellest seal muidugi, rootslased muidugi pidutsesid ja kõik oli urraa. Ja tulid Emajõge mööda ülesse peale, me kutsusime ühte käändu Rootsi kaevanduseks. Ja seal läks niimoodi, et suure veega sai Pikku jõge ära, aga see looga kujuline käänd oli allpool Koosajõe suud. Ja muidugi seal panid oma peo püsti, õieti ülevalpool Koosajõe suud, kuigi palju seal käänuses. Ja see on kaardi peal näha, see on ilus käänd ja seal läks pidu käis ja aga venelased tulid, vedasid oma paadid, väiksed venned sellest sirge joomast läbi üles ja nüüd, kui see pidu neil käis ja tungisid nüüd rootslastele peale ülevalt poolt, kus neid ei oodatud. Rootslased olid kahurid suunatud alla voolu ja rootslased said seal peksa. Nüüd need rootslased, seal oli suur paanikas põgenemine ja nüüd millist suurematel laevadel oli peal ka opused, vankrid, kõik mis seda varadust, mis nad sealt kätte said või jõudsid opuste peale ja põgenesid ära kuiva maa peale, nii et nad pidid jõudma kuskile sinna Kastre Kavastu vastu välja. Nii, mida nad kaasa said, kuidas said, me oleme käinud otsimas seal, nii et sealt vee alt me midagi ei leidnud, aga kui nad olid mingi loisetega, vankritega, siis nad, kuhu nad jõudsid, see on teadmata, aga Eesti ajal see oli 30. aastate alguses tulid rootslased. Ja sinna kanti kuskil, nendel oli ka olemas mingisugune kaarduskeem tehtud ja kukkusid seal kaevama. Aga kohapealsed muidugi tegid seal parajad kisa, selle peale siis tuli muidugi politsei koha peale, võtsid rootslased arjast kinni, nende kaard võeti käest ära, rootslased viidi minema ja sellega oli see lugu lõppes, see legend lõppes sinna ära, et mis seal siis soos on, kui palju seal on, keegi midagi, minul oli siis plaan
et ma tahaks otsima minna, no kõigepealt ma tegelesin allveespordiga, mul olid ka langid, et vee alt ma midagi ei leidnud, aga mis seal maa sees on? Kes seda ütleb? Jah, seda ju ei tea, aga seda legendaarset Karolust ei ole ju keegi kuskilt lendas väga pilbasteks, et temast ei saagi olla midagi alles. No laevadest midagi, aga kui sealt, mis seal siis kindlustest võtta olid? Palju see kindluse varandus oli, palju seal oli ikoone, asju, need muidugi toodi ära. Nii et tegelikult selle maa siis peab seal kuskil midagi olema. Ja need, mis oli rootslaste kivid, mille järgi nad orienteerus, sealt midagi ei leitud. Nii et noh, see ahvatleb küll neid metalliotsijaid. Sinna, mul ikka paar tuttavad on käinud ka, aga nad ei ole kuhugi jõudnud, sest keegi ei tea, kui kaugele rootslased oma opustega said ja kui palju neid opust oli. No ütleme, 2-3 tükki oli, kui palju sinna peale pandi, mis oli, see on kõik legend. Nüüd oli üks lipulaev, mis pidi olema kavast ole. See lipulaev sai ka pihta niimoodi, et jällegi rootslased tulid nüüd selle vana kansi juurde tulema, aga venelased tõmbasid sinna salaja ketti ette. Ja rootslased tulid urraaga ülevalt alla pärituult ja sõitsid sinna ketile selga laeva tunikusse ja seal läks muidugi lahingus ja rootslased seekord said jällegi peksa. Ja siis see lipulaev laskis enda õhku ja sealt käib nüüd legend, et see lendas kuskile üle mäe ja mast püsti ja mast läks kasvama ja no kõik asjad, aga tegelikult oli seal lipulaeva nii-öelda riismed olid põhjas küll. Ja Praga mehed otsisid sealt välja, kiskusid seal tamme lõhandike ja tükke välja ja Kõivu Aksel, kes oli see põhiline kalamees, ütleb, et ta latiga koputas ja mingisugune kõva nagu laeva tekk oleks olnud ja see kõmises vastu. Nii, mis seal oli, no rohkemat ei tea, aga need Musta tamme tükke saivad sealt kätte küll. Nii, ja nüüd, kui tuli nüüd okupatsiooniaeg ja nüüd hakati siit siis välja vedama kõiki, mis kätte saadi, aga seal oli kitsas koht ja leiti, et ei, seda jõge tuleb nüüd süvendada. Ja pandi siis süvendaja peale ja tehti siis niimoodi, et vasakusse kaldasse jäi nagu vaarvaater ja ülejäänud see keskosa saar tõsteti nagu rohkem paremasse kaldasse ja seal tuli siis puutükke välja, nii et selle frakki osa maeti praktiliselt sinna ära. Nii et noid tükke, kes seal kõik kavatseb, kui sa hakata uuesti kopaga kiskuma, see kisuta kõik nii ära, nii et tuleb prügika pole midagi peale hakata, nii et see laev tõesti oli olemas. Ja mina olen oma käedega neid tükikesi puutunud. Ja see ankur on ikkagi, mine tea, kuhu see lendas üldse selle. See ei pruugi üldse jões ollagi. Ei, ankurust ei tea, kes seda ei tea midagi, nii et legendid räägivad, aga lasvad räägivad, eks ole. Nii et see, mis mina teadsin, olen kuulnud see ära ja praegu ta seal poid peal ja vaarvaater läheb võimalikult vasaku kalda lähedalt, nii et selle vana kansi eest läbi ja noh, nii et kansist, see oli kogu aeg, seal inimesed elasid peale sõja sees, nii et see oli nagu elus ja tuttav kohta. Ega see jõesängi ju väga oluliselt ju muutunud ju ei ole. Ei ole. Sellest, kui ikkagi see säng kasvas ära võsa, ega võsa sellel ajal ei olnud. See võsa on kõik tulnud hiljem. Sellepärast, kui lotjadega tulid, eriti kui venelased ja kui lotjadega aurulaev vastu ei läinud, siis nad petsutati, veeti inimjõuga. Lodjad üles samata kui Volga mööda olid siis purlakid vedasid, sama veeti ka Emajõge mööda Lotja ülesse, sest Venemaalt mis toodi? Rauda ja sütt, nahkasid, soola ja siit veeti siis vilja vastu. Nii et see oli see põhiline lugu ja siis ei saanud, kui võsad oli, siis saanud vedada. Mina mäletan seda asja, see jõeserv oli ka täiesti puhas.
Praegu, kui inimesed on harjunud sellega, et ta on selline ühtlane roheline tunnel, et see kõik hoopis teine vaatepilt. Teine vaatepilt ja siis oli, et jõgi sirgemaks saada, siis Aaslava alla kaevati, sõideti Luuni alla, tehti üks käänd kaevati läbi ja too jõgisõidole siis laiemaks, nii et too praad käib, nii et seal oli üks vana jõe käänd, seal oli üks suvila ja ma mäletan seda, et me olime Eesti all, siis sai mina olema 37. aastal sündinud. Siis 39 aastal olin 2-aastane ja seal me siis me 2 poisiga siis suvitasime. Allpool Mäksad, eks ole. Nii see look ja too on praegult alles ja seal on nüüd, hoitakse paati ja ma seal käisin eelmine aasta seal, sest ma ehitasin sinna Kavaste koolile pendli. Nüüd, kui sellest isa ehitas kokku veel ühe mootorpaadi. Ja eks oli ka see kiiruse jahtimine oli siis moes ja ta ostis ühe puupaadi. Temal vööri ehitus väga meeldis, aga ta oli nagu lühike punn, ütleb, et see aga vööri ehitus oli väga hästi välja töötatud. Ostis selle paadi ära ja ehitas talle pool pikkust juurde ahtri poole. See ei olnud see Tempo või? See oli Koidula. See oli Koidula, jah. See oli Koidula nimel. Ja nüüd, et mis mootor sinna peale panna? Kus ta hankis Junkersi lennuki mootori. Ja ta oli reast 12 silindrit. Igavine mürakas. Ja selleks teda käima saada, siis tegi ülekanded, ei jõudu teda ringi keerata, siis lennuki peal löödi propellerist. Aga siis ta tegi ülekande, nii et üks 3 ja siis tegi 3 ringi, siis 1 ringi selle peale, aga kuna ta oli magnetoga masin, siis ta teatud koha peal nakst ja käis, nii et seda praegu karburaatorga mootorid niimoodi nagu eriti ei saa käivitada. Ja siis bensiin oli kallis, siis ta ehitaski väikese sellise soojendussüsteemi, kus ta sai petroli ära kuumutada enne, kui ta läks mootorisse ja siis see töötas väga hästi petroli peal. Lampi heli peal. Nii, ta oli hästi võimas asi ja ta võttis, kui ta oli nii, et 2 realt oli pingid, keskel oli 2-realine ping, vasakul paremal ja siis poortide ääres oli veel nii, et ta oli kõige rohkem peale võtnud 120 reisijat. Kui pikk see laev oli siis? No, aga mina teda ei mäleta. Aga ta oli väga lühikest aega, ta sõita venelased tuli sisse, siis ta kohe natsionaliseeriti. Aga linnavalitsus keelas tal linnavahel sõitmis ära, ta tegi nii suurt lainet, kui rahvast täis oli, et aga siis ei olnud niimoodi, et tol korral ikka, kes tahtis lõi oma vaiamaa sisse ja pani oma paadi kinni ja see keegi ei varrastanud ära ja see oli hoopis kultuuri teine tase. Ja siis oli häda sellega, et kaevati, et kui vanakruud kutsuti, et valge saatan tuleb, et tegi nii suure laine ja et kui ta oli väga lühitad postiga üles kinni, siis viskas kalda peale ja kui see väga kõvalt kinni, siis keerab paadi kummuli. No muidugi rahvas pahandas selle peale ja siis tal keerati linna vahel sõitmine ära. Ja kui ta läks, siis põhiline väljasõitmine oli siis kas Jänessele või Kvisentali. Ja Kvisentali peremees oli Luik, see oli Luige Kõrts. Ja Luige Kõrts ütles, kurat, kui vanakruv tuli, siis oli mul Kõrts korraga rahvast täis. Kui palju ta sinna nüüd peale korraga läks, aga no pidu oli seal küllalt. Ja siis, kui tudengitel tehti, ütleb, tudengid tegid kumerssi. Ja seal siis pilluti pudelitega, kui tühjad pudelid otsa said, läksid täis pudelid ka, et seal jõgi peab olema neid pudeleid täis kuni linnani välja. No see pidu käis, aga siis, kui tuli see natsionaliseerimisaeg, see esimene asi võeti tal kohe see Koidula ära. Ja selle Koidula saatusest ta ise hakkas seda otsima,
leiti, et ta Venemaale kuskile pärale ei läinud. See venelased ei oskanud selle mootoriga midagi peale hakata. Aga ta leidis Rannapunkeri jõest ühe fraki või tüki põhja, kus ta leidis, et selle ahtri, et tema ehitatud oli selle põhjatükk, mida ta sealt leidis, sest see sai olema tema näputöö. Nii et kui nad venelased kaugemale temaga ei saanud, kui ta vaevalt, et ta temaga üldse sõitsid. Võeti pukseeriti ta kuskil alla minema, ta sai Rannapunkerisse pärale ja sinna see laevakene hukkus. Nii, mul on paar pilti on temast, ta oli küllaltki, tead, aga sellel all nii väga ei mukitud ja põhiline ikkagi laudeehitus. Ja mul on pilt, kus minu risti isa ja tema tütar, me oleme Koidula vööris, nii et see oli ka tõesti suur elukas, aga kui pikk ta oli, seda ma ei tea. No mis ta võis olla? No ta võis kuskil 20 meetri piiritas olla. Et kui ta see ja siis ütles, kui ta jõudis hästi palju petroli süüa, siis olid kanistrid, olid sadama silla peal reas, kui ta laev tuli, nii kaua kui üks rahvas läks pääle, teile maha, nii pandi jällegi kanister, jällegi valati paaki. Ja üks selline petrolikanister, mis sellel ajal oli käigus, on mul praegu olemas, veel need on ümarik nagu pudelid, eks ole, viidika kork peal. Nii et see on tükk ajalugu veel, sellest on mul olemas, eks ole. Aga nüüd see, väga palju on ju inimesed tundnud ju huvi selle kiiresti liikumise koht peale ju Emajõel, et see on väga pikad traditsioonid ja meil on siin ju maailmameistrite nimekiri on ikka väga pikk ja austusväärne. Aga päris selline see veesuusatamise algusaega ma korraks nagu puudutasime, et need esimesed suusad, mis sa tegid, need olid päris siis ilma kiiludeta ja tegid enda töökojas nad siis garaažis valmis. Jah, need olid, ma elasin Meltsiveski või Ujula tänaval siis. Ja kuidas see asi tuli nii, et meil oli veemoto võistlused Vissendalis ja lehes oli artikkel ja Karl Kivastik kirjutas või Vanamölder ja et lätlased tulevad meile demonstreerima veesuusatamist. See võis ajada harja punaseks. No see ajas ikka tõsiselt punaseks. Ja mina mõtlesin, mis asja teed, eks ole, ja tal selle veel midagi ülistavat, mõni sõna oli veel juures ja mina tulin siis koju, mõtlesin, kurat. Ma teen kohe ühed lauad. No, parase kurat üle meetri laua pikkused alumiiniumplekist painutasin siis ninad püsti ülesse suusal ja ega ma kiilu taha ei pannud, aga kuna vennas sõitis paras kontori mootorpaadi peal ja too sõitis ka oma 28-30 kilomeetrit kiirust välja, täiesti piisav. Ja siis, kui ma sain suuskade peale, siis jalad tõsi tudisesid, niimoodi kiilusid tal ei olnud ja lugu järgmises päevaks panin kiilud alla. See oli tekstoliidist vinklid, need on lennukipaagi toed. Ja selles lõikasin ruttunust asjad alla sinna kruvidega külge ja siis oli juba stabiilne. Aga sidemed oli vaja millest teha. Sidemed võtsin siis kingad. Ja lõin siis naaldega kinga sellele pääle kiiruga ja saaks proovium minna, et homme tuleb sõita, vaadata neid lätlasi ehmatama. Nii, ja nii oligi, sõitsin peale ja ilusti sain 3. katse sain sõitma ja täitsa mõistlik ja need on suusad on mul siin garaažis praegult. Need on esimesed Nõukogude Liidus tehtud suusad. Veesuusad. Nii, no ja... Ja patenti sa sellele muidugi ei võtnud, nagu ka paljudele teistele asjadele. Et patenti sa selle peale ei võtnud? Ei võtnud, midagi, see oli ja tarvis tuli nendele koht kätte lätada lätlastele. Aga see ju õnnestus, kuidas lätlased siis vaatasid? No lugu oli sellega, nüüd me olime Vissendalis ja võistlused läksid läbi ja nad kellegi lätlase ema, kes Ameerikast tuli külla ja tõi nende kästlite veesuusad. Täitsa korralikud asjad.
aga nendel polnud ühtegi mootorpaati, mille taga proovida, need lätlased ei olnud vee peale saanud ja Tartust tuleb siis võistlused ja võtsid suusad kaasa. Ja nüüd nad sõidavad, aga ega tema ei olnud siis ka rohkem vaadanud, kui ta oli võib-olla näinud filmis või ei olnud sedagi näinud. Ja et kuidas siis startida. No sadama silla peal seisab ja suuskatasem oli tal siis pukser ots käes, nagu paat tõmmas pulsti kõhuli sisse. 5. katsel ei saanudki pärale. No mees lõpetas ära, aga mina olin põõsa taga natuke all jõge olin ootel ja laseme siis vaatame ära, mis sõidab ja kas lätlane sõidab ja teen siis oma trikke. Nii et ega seal kandis igas laulumehed ka kergelt sõita juba ja nii oligi. Seal oli siuke mikrofon oli seal üleval ja Boris Pirk oli siis see asjatoimetaja, jutupaunik ja mina kui tulin välja, lätlane lõpetas oma loo ära, toodi ta kaldale ja siis Boris Pirk hõikab, et kiva, et vaata kurat, üks hull tuleb veel. No aga tal mikrofonid üles ja nii, et see laskis siis see oli esimene kuulutamine siis. No, mina muidugi tegin seal paar ringi ära, kõik läks ilusti õnnestus ja sadama silla äärde elasin siis otsa lahti ja uusi sadama silla alla. No seda tavaliselt ikkagi vetepääste teha ei tohi, et mis sa peibutad uppujad või trikitad, eks ole. Ja siis üks, poisid ära kartu, ega see hull ära jupu. No, mina ise kuulasin, mis seal üleval pool siis oli, siis ma tulin silla alt välja ja jupu ja nii see oligi esimene katse siis. Aga seda nägi ikkagi suur hulk inimesi, seal oli palju. Seal oli 100 inimest vähemalt oli seal. Need sportlased ja ikka seal oli ikka pealtvaatajaid ka kuigi palju. Nii et see oli siis selle esimene lugu. No kõma läks muidugi laiali, mis kes kus ja siis oli Kiva. Meie Karl Kiva tegi ettepaneku, kuule, aga me võiks teha ju ühe sektsiooni, et kas saab mis keskus. No ja küll tehti siis Kastani üks selles Soome majas oli Alma Vüü klubi, seal siis koosolek kokku ja mina ka muidugi seal ja keskus, ega minul seal pikalt rääkida ei olnud, öeldi, võt sina hakkad tegema nüüd. Seal oli 30-40 inimest vähemalt ja siis oli seal loodi veesuusatajate klubi. Nii, aga no meil mingit mootorpaati midagi ei olnud, eks ole, vaatame, kes tõmmas paar paati linna peal oli, millega sai, kes tõmmati kui hea mees vedas, no natuke siis oli, üks oli Ruutso. Tal oli kaunis nobe paat ja siis selle sama partskontoripaadi taga sai natuke sõidetud. No ja, aga siis tulivad, tegime ühe veepeo ja ka tead, mul kammas veres, et kui nüüd teeme, katsume raha saada, tellima, aga Venemaalt kuskil tellida ei olnud mootorpaati, sest Venemaal ei tehtud neid. Ei olnudki olemas. No ja aga siis tuli äkki kõma, et Moskvas on mingisugune eksperimentaaltehas teinud paar mootorpaati õieti nagu valitsuse tasandile, valitsustele ja meie ruttu Alma Vüümees sinna kirjad käima, et kuule, et me tellime teilt mootorpaadi. Aga nüüd olime kipedasti raha tarvis ja Alma Vüü päälik, kuhu me raha korjame. Me piirasime ära ja tegime piletid ise ja ühesaga panime asja nagu käima. Aga siis tead, tuli komsomoli komitee, et nendel on õigus teha, no tehke. Ja siis võeti meil see kaater ikka telliti ära, aga meie raha, see konfiskeeriti. Ma just tahtsingi küsida, kuidas toona siis nagu lubati üldse, et see juuda teilt ära võeti. Too võeti ära ja meil oli küll, et see Alma Vüü tegi selle oma
oma nagu selle arvestusega selle raha, aga too võeti ära ja segadust asja tekitas. Ja me tegime 2 veepidu järjest ja meil on nii, et poole kaati raha oli meil juba olemas. Ja nüüd, kui see tellime kaater ja siis tuli muidugi see kaater, see valmis ka. Ja kuidas ja nüüd need linnaisad võtsid selle asja meil üle, et minul oli muidugi pahandus sellega, et ma olin kodanliku natsionalismi järeltuli ja hakkas see poliitika pähe pöörama. Ja siis võttis, et linnavalitsus võttis ja ostis selle kaatri välja ja meie nii-öelda meilt anastatud raha läks sinna alla, panid ise natukene juurde ja kandsid selle kaatri oma bilanssi. No, et aga meie olime ikka mukad viltu ja tegime kisa ka. Siis oli minu nii, et sportlased olid põhilised suusatajad. Siis oli suusatreener, vot näed, nimi võeti praegu ära, kes oli, noh, temal oli häda sellega, et tema tüdrukud tulid ära minu punti. Ja kui me saime ka sõita, noh, kenad daamikesed ja kõik, kes me tegime paar veesuusa kursused, kummakil grupis oli 35 tüdrukut. Nii et linna peale paar poissi oli, aga kõik tulid ikka enam tüdrukud ja meeldis neil ja tead, see jõe peale eputamine, see oli ka igavene kihvt asi. Nii, asi arenes ilusti ja me saime siis seda sama kaatrit oma trenni jaoks linnavalitsuselt laenata 2 korda nädalas 2 tundi. No kui me võtame, kandsime kanistritega bensiini peale ja siis öeldi linnaväel sõida ei tohi, teeb lained, siis me sõitsime Suugale või Kvissendali juurde. Nii, selle peale läks ligi tund. Me saame paar sõitu teha ja pidime kohe tagasi tulema, rangelt vaadata, et kuskil hiljaks ja siis asi läks kuradiks. Ja seal oli selline, kelle valdusse see kaater anti, oli Ülo Tamm. Ta oli siis nagu spordi asjaga mees, no ühesõnaga väga ebasõbralik mees. Ja pärast ma ütlesin, kuule, et mees, et no me ei saa selle 2 tunniga midagi teha, eks ole, ja niimoodi. Siis ta ütles mulle ilusti ära. Kuradi kruvipett, kas sa tead? Sinusuguse jaoks on Emajõe peal sügavad kohti küllalt. Pea lõuad ja kao minema. Ajas mind üle, täitevkomitee saalis oli see jutt meil. Mõtlesin, et aitäh, tubli poiss. Nii et ja siis mul lamba verre mõtlesin, et aga kui te nii nahaaliks lähete, siis ma teen ühe riistapuu, millega te enam keelata ei saa. Ja siis ma ehitasin, otsisin mootorit, mis ma saan kerge riistapuu ja tegin selle, mina nimetasin seda põrgumasinaks. Ja see on mul praegu garaažis. Ja see on see legendaarne, kui inimesed mõned arvasid, et ongi, näed, et sõidabki vanapagan mööda vett. No jaa, sellega oli nalja palju, legendid jooksid ja kõma oli suur ja kui ma tegin 2 päeva, sõitsin Kvissendalist, startisin, sõitsin siia Tartu ujulasse, sinna linnapoolse otsa peal, Aljasala peale maandusin, panin sinna ja Boris Pirk, kes oli spordiajakirjanik, see, kes kogu aeg aparaat oli tal lahti rinna peal. Ja see nägi, et mingisugune asi tuli, vesi lendas, tegi pildi. Mina tõi kalda peale, panin mootorsuusad sinna, läksin ise ruumi sisse. Seal oli meie jahtklubi siis ruumis ainult. No, mis, kuule, aga kes sõitis, kus tuli, kes vedas? Et kus mootorpaat on? Ei olegi. No läksime siis välja vaatama, mõtlesin, näed, et see vedas siin. No muidugi nalja, kui palju siis ta pildistas seal selle asja ära ja jäi sinna paika ja nüüd oli tema nagu ajakirjanik oli ja saatis need pildid Saksamaale. Nii, küll jah, see oli Ida-Berliini. Nii, sealt, aga see
need seal rahvad emme, need suhtlemine oli küllagi tõsine, need pildid läksid terve Euroopa peale laiali. Ja siis oli mul üks brošüür, see Birkile saadeti üks brošüür ja see andis, näitas mulle, aga ma sulle anda ei saa, et vaatan ja seal on siis oli see pilt juba sees. Ja nüüd saan mina suure käsu kätte, KGB kutsub välja. Jutt läks lahti, et nüüd ta kurat põgeneb ära. Nüüd ta paneb üle piiri sellega. No ja muidugi tead, ja siis ma märkasin juba jah, et ma hakkasin teadnud nägusid juba märkama. Läksin poodi kurat sisse, Raekoja ees oli, see oli oli 3 uksega kauplus. Ma läksin ühe ukse peal, vaatasin, üks mees tuleb järgi. Ma tegin ruttu aagi, teisest uksest välja lähen, kõnnin mehele järgi. Ja niisugune sirkus hakkas käima ja siis kutsuti mind välja ja seal läks üks mees, kukub mul hirmsalt sõimama ja täitsa ropult ja mõtlen, millest küsimus on. Ütleb, kas sa tead, Nõukogude inimene ei taha üldse kapitalistidega mingit tegemist teha, aga kes sina oled nisuke? Me teame, et sa oled kodaniku natsionalisti järeltulija. Nii ja see sõim käes seal ära ja mõtlen, aga mis ma siis teen? Ma olen kodu, võtan suur haamri ja peksan selle mootori puruks, viskan läbi akna välja ja on lugu lõpetatud. Siis tagasi, ei. Ja küll me otsustame, läks sa kõnnis kõrvale ja see oli kapp ja kapi taga tuleb Boris Birk välja. Nii, et Boris Birk oli ise siis see käskija ja koputaja ja ta ütleb, kuule Ando, tead, see mees on igavene loll. Ära kuradid kuula, ära lõhu ära jumala eest, et meil on sind vaja. Ja siis hakkas asi siis kerima. Siis tulid väljakutsed, esimene väljakutse oligi kohe Berliin, eks ole. Ja siis tuli väljakutse Tšehhimaale ja Inglismaale ja igale poole, nii et 9 riigiga väljakutsed hakkas tulema. No kes minusugust sõimati juba, et ma olen kodaniku natsionalist järel, kes mind ei lastud piiri ligigi. Ja ei lastudki, sest Haapsalusse mind ei lubatud minna, kuna Haapsalus käivad laevad sees, välislaevad. No rääkimata siis juba Saaremaast. No ei soo muidugi, kus hukkas. Aga siis olid toredad mehed, kes tegid, hakkasime aega mööda neid siis treenima. Näiteks Tartu Kekk hakkas remontima Pühalepa kirikut. Ja ei olnud kedagi metallimeest, kes oleks need veeninad ja need asjad nüüd välja trukkinud. Ja siis läksime seda vaatama seda kirikut. Ja siis suure kiiruga ruttu, et ma sinna pidin ikka saare peale saama. Ja siis oli, ma ei mäleta selle nime, kes oli siis viisade osakonnas täitevkomitee mees, aga mehed, kõiki mehed teadsid, tundsid nagu oma tsemud ja kõiki mees, kes oli väga positiiv, oli Andres Jaigmaa. Ütleb, tead, teeme nüüd niisuguse loo, et nad katsuvad kiiresti saada mulle viisad, ma saan nendega koos sõita Hiiumaale ja sealt ei lähe mitte otse Saaremaale, aga tuleme tagasi, viidame aega, siis läheme uuesti, siis on juba 2 korda piiri peal käidud. Ja niisuguse tsirkusega sain ma siis üle piiri ja siis, et veel saada midagi tõestada, et ma ikkagi ära ei põgene. Siis oli seal minu poolsamani õde elas Hiiumaal ja saatis mulle siis kutse. Kui tema vastutus saati kutse, seda küll, aga ma ei käinud Hiiumaal. Aga ma käisin, teist korda käisin ikka ära ka. Aga vähemalt, et oli piiri peal käidud. Sest ma sain aru, et kui väljakutsed tulid selle põrgumasinaga, lõpuks tuli 9 riiki. Et ma pean need masseerima ära, et nad saavad aru, et kui sellega ei ole võimalik üle piiri sõita, sest kui ma sõitsin Kvišendalist Tartus, ütleme 3 kilomeetrit, siis olid jalad nii läbi, et trepist alla enam tulla ei jõudnud, kukkusid maa, üles ronisid küll mööda käsipuud. Ja nemad mõtlevad, ma siis laine. Ja et sõidad ikkagi Rootsi ära. Sõidad Rootsi ära ja siis tuli mul üks sõber, üks Kullassepp ja Kellassepp,
kuule Ando, räägi, kui palju sa ikka sõita saad temaga. Mul oli selge pilt, et oli ju koputaja, kes oli küsima pandud. Mul ütles, kuule, kes sulle maksab selle küsimuse eest. No, mul ei oleks vaja, ma oleks võinud lolli edasi mängida. Ma ütlesin, kuule, jama. Ja siis muidugi nad jäid ära, aga ega see öeldi, tead, ega me ei tea, ta ei räägi midagi, aga kui ta ikkagi põrutab minema, mis siis küll saab, eks ole. No, ja küll. Ja siis tuli mul viimane tõsine kutse tuli Ameerikasse. Ja Miami veeakrobaatika teater saatsid lepinguplankid siia, et kutsuvad mind külla 10 päevaks sinna veeakrobaatika teatris esinema. Ja nemad garanteerivad 11% kassast. Ma hiljem ma sain selle pildi, sa saatsid žurnaali ja sain pildi kätte, see oli ikka kolossaalne, sinna vähemalt 5000 istekoht oli, et kui ma see ühe dollari oleks saanud selle 2 päeva, 10 päeva jooksmas miljonär olnud saaks. No muidugi, ega mina muhelesin oma, et mõtlen, kus saab. Ja siis oli tead, aga kõik see asi oli nagu oraste peal. Ja mina lausin helikooris siis. Ja meile tuli sinna üks mees prillide raamidega, ta oli hea tenor ja naine oli tal hea koloratuur. Ja siis oli, aga ma sain teada, et tema oli siis KGB viisade osakonna päälik. Tema nimi oli Leo Võime. Ja ma siis küsin, kuule Leo, ütle nüüd, kuule, et kaua te mind siis kurat narritate? Mis? Ma ütlesin, aga kuule, et näed, mulle tuli Ameerikasse väljakutse, et saaks kurat ilma vaadata ja natuke teenida ka ja... Aga mis minul seda räägid? Mõtlen, sina oled viisade osakonna päälik ja kes ütles? No, nii et põhiline oli see, et kui sa kellelegi midagi natuke teda kõditasid, kõigepealt see, kes ütles. Nad ei tohtinud teineteist välja rääkida, eks ole, ja siis oli selle, mida kõik teavad. Mis asja. No ja siis oli mul temaga juba nagu eraldi side ja kui ma läksin ülikooli, siis oli ta mul muidugi sabas ja taheti minust teha siis koputaja. Küsimus see, et sina oled kodanik natsionalisti järeltuli ja kohtu poolt karistatud ka ja sa ei tohi arstiteadust õppida. Mõtlen, mis seal siis imelik on? Et aga ma ei tahagi tabletti hakata, aga ma tegelesin ravitehnikaga. Näiteks siin sinu saates oli see puur. See oli raudami puur. Ja see oli kolju augu puur, sest oli ümarik, et kui sa teisega läheb, kukub läbi, aga see näed, kui auk tuleb sisse ja sealt selle augu kaudu tuli ajada sond aju retseptoritesse ja seda külmutada või kuumutada. Ja mina ehitasin need külmutusseadmine koordinatuuriseadmed raudamile. Ja gaasike raudam oli siis nii, et ma tegelesin selle just meditsiini asjaga siis juba sügavuti, nagu öelda. Nii et kui ma olin arstiteadus esimeses rühmas ja me läksime sellega süsteemiga tutvuma, siis kui meid oli 12 inimest oli grupis ja kui seal näidati filmi, kuidas see peale uusis see puurite auku, siis 2 tüdrukt minestasid ära. No aga see jõhker pilt ka, tead, kui teine vindlaga puurib kõige prostama vindlaga kurat pääluuses auku. Praegu lastakse Makitaga. No jaa, aga põhiliselt see puur oli ümariku, sellepärast ümarik ei lähe korraga ropsti läbi ära. Nii et ja siis ma hakkasin raudamile ehitama palju intensiivsem, ei olnud kõrvetamine, retseptide kõrvetamine, aga külmutamine. Aga see oli väga komplitseeritud asi, kuna pidi siis samast viima kindla koha peale selle soojusjuhi sisse ja see ei tohtinud temperatuuri välja anda ja vedela lämmastikuga tuli siis see retseptor ära külmetada ja aga see ei saanud üle 3 millimeetrise sondi, ei saanud jääme olla, nii et sealt pidi siis saama nii pikk sond, et see temperatuuri lahendamise küsimus nii ja aga ma tegelesin sellega. Aga siis püüti mind kinni, pandi istuma, öeldi, sa oled spekulant.
nii see on jutt omaette, kui ma sellest kunagi rääkida võin, eks. Ma leidsin isegi selle vangilaagri üles siit. See oli Valgevenes, kus ma hoiti kinni kui spekulanti. Sa spekuleerisid siis mis asjadega? Ma püüdsin kala ja ostsin kala ja soolasin ja kuivatasin ja see Valgevenes terve see Peipsi veer vedas neid sinna. Ja mina viisin sõbra kala, aga mul ei olnud oma kala, aga need süstisid mulle selle mõtte sisse. Ja sinna vedasid siis, keegi tahtnud oma allkirja panda, et dokumendi peal jääb oma allkirja kinni, kõik panid sinna igasugused suvalisi nimesid, nagu Ants Tainapää ja Jüri Kellakott ja Sina panid enda nimesid? Ja mina vaatasin, milleks, mis minul kala ei olnud ja minul pole midagi ja võtsin, kirjutasin, viskasin nii lobedalt ja oma allkirja ja selle allkirja pildi järgi otsiti mind ülesse. No võt. Ja kõik, mis see on tõde, ära kirjuta oma allkirja nii lihtsalt ja igasuguse jama peale kirjutada. Ja ka, mitu aastat see sulle maksma läks? See aasta läks mul maksma 5 aastat. Ja see, et ma sinna allkirja kirjutasin ja see oli dokumendi võlsik ja selle sama asja, et pandi mul üks paragrahv juurde dokumendi võlsimine veel. Nii et, aga mul tuli siis Valgevenes olla alla 3 aasta ja siis toodi meid siia Vasalemma üle ja siit oli siis juba mul võimalus juba vabaneda, enne 3 aasta peale ikkagi siis ma sain siit vabaks, läks see võitlus lahti. Ja siis tuli skandaal sellega, et kui Valgevene pani kinni, siis Tartu ei tohtinud mind lahti lasta, aga Tartu laskis mind lahti. Ja siis nemad omavahel sõdisid ja tegelikult need 2 miilitsad, võib-olla keegi mäletab, kui oli lehes artikkel, et 2 nõukogude miilitsad teevad väga head tööd, said suuri preemiad, et nad on avastanud ära 36 vägistamist ja tapmist ja et said suuri preemiaid ja need vägistajad ja tapjad oli Polotski kriminaaljälitusosakonna ülem ja tema asemik. Ja tema nimi oli Kirpitšonok ja see Kirpitšonok oli minu uurija nüüd. Nii et kui ma sinna viidi, siis mulle advokaat ütles, et hoia silma peal, et nende peal on kahtlustus. Et ise olidki need vägistajad, tegelikult olidki. Ja hiljem olin tunnistaja. Nad peksid selle poisi nii pehmeks, et ta jõudis seina ette ronida ja veri nõrgus ja et kui minul all vene keel ja ta jäi mehele meelde. Aga mitte keegi ei julge tunnistama tulnudki Vene ajal, kus keegi ei julge see tunnistama minna. Varsti kadus see tunnistaja ära lihtsalt. Nii et see oli tolle aja lugu, rääkigu nüüd mis tahavad, mul oli ikka siis hea elada. Kui ta oli hea elada, siis tal pidi mingisugune tagatis olema kuskilt mujalt. Aga kui me läheme tudengasjade juurde tagasi, sellel ajal oli, meid oli 13 rühma, 12 Eesti, 1 vene rühm ja sellel ajal oli igas rühmas pidi olema 2 koputajat. See oli nagu tegi standard. See oli standard ja üks tähendab oli siis avalik, kes ajas seal korterit ja stippi asju ja need asju ja teine pidi olema siis salajane. Ja nüüd oli siis see, et inimesed võivad halvasti küll mõelda, et minust taheti teha seda salajast. Ja hakati mind välja õpetama. Mina, kui te tahate mind õpetada, et õpetage. Ega mul selle vastu midagi oli. Aga mind te vaimselt ei murra iialgi. Sest meile Eesti ajal oli, meid külastati väga palju, minu vana onu oli Üle linnajao prefekt ja onu oli Tartu postkontori ülem Saksa ajal ja nad pidid kõik ära põgenema, said minema ka ja me pidime ka minema, läksime Pärnut sealt Rootsi, isa saab ühe laevakese järgi, vajutame kohe oma laevaga üle. Aga see läks nii kiiresti, isa püüti kinni ja nii, et me kuskile minema ei saanud. Nii, siis tuli tagasi tulla, siis hakkas siis siin koha peale manipuleerimine pihta, eks ole. Nii et sellest võib palju rääkida.
Sellest on palju rääkida jah, et kui me võtame nüüd, me jutu keskel saime siis korraks peatuda sellel, kuidas venelased siis Kivisilda õhku lasid. Toona oli toisis niimoodi, et venelased siis nagu ühelt poolt ja kunagi sakslased siis selle teiselt poolt. Et see oli nagu kahe peale tehtud töö siis lõpuks. Ei, ta ikka päris nii ei olnud. Ei olnud. See oli Vene, võib-olla sakslased tahtsid lasta, see kui sakslane taganes. Nii et aga sakslane nii loll ei olnud, et ta tuleb sinna alla lotja põletama. Seda küll. Nii et too jäi siin ära, need põhjist silla laskis ikka õhku ikkagi venelane. Kui me nüüd sellest lodja teemast veel räägime, et Handoga oleks võimalik rääkida nüüd nädalaid, aga mingisugune selline jõesäng võiks jutul nüüd lõpuosas meil olla, et see vahemaa nüüd, ajaline vahemaa, et täiesti nüüd viimasest lodjast ja kuni siis nüüd jõmmu tegemiseni, kui pikk see üldse umbes nagu oli. Et oli päris... Ma natuke puudutan veel, et isal lodjad läksid, kõik võeti ära, aga keegi ütles, et kuule, et vanakruuv, et sinu lodi lasti autoval õhku. Venelane siit, mis ta sai talumiste käest, ühesõnaga võeti ära vilja ja siis viidi 2 lotja autovalla. Aga see politrukk ei lubanud vilja kaldale tuua, et ei saa näidata, et Eestis on vilja ja Venemaal on nälg. Ja siis lasti see lodjad samas autova reidil õhku. Nii et lutsud imesid pärast siis lisu. Ja üks mees ütles ära, et kuule, et vanakruuv, et see oli sinu lodi. Kas üks või mõlemad, kes teab, kuhu need lodjad laiali läksid. Aga et üks pidi siis seal õhku laskma. Aga see, et kui silla all see lõhkaine riiulit peale laavti, see võis olla ka isa lodi. Sest ega neid lotti Saksa ajal palju enam järgi ei olnud, või see Eesti ja lõpuosas Kõllametsal oli üks, no neid oli vähe. Ja üks linnamuuseus on see pilt ja minul on siis see postpilt, kus oli 2 lotja, seal niisugune väga mu isa moodi mees see lotjade peale askeldab. Ma leian selle pildi ülesse ja see juhuslikult mulle toodi see leht, et 37. ja Postimehe välja võtte. Mulle silmad suures ja tõesti minu tempopilt on korra, et sa näha, et ta on niisugune täitsa tema nagu ta oli selle kuu. Et need lodjad jah, aga nüüd, kui jõmmuni, see oli tore lugu. Mul jäi isast jäi järgi hästi palju niisugust, kõigepealt sepa naelu, mis on lodja naelu, suur silmapesu kausi täis ja kõike niisugust rautisi asju ja ma andsin kõik lodjakojale. Ja noh, ma olin seal nagu oma inimene. Jah, ta emotsionaalselt oli kindlasti selline väga suur nagu rõõmustav ja positiivne nagu tunne, kui see lodjakoda ja lodja seltskond üldse tekkis. No muidugi oli ja mul oli enda ühte kui teist palju pakkuda ka seal. Ja selle põhja õide emapuu painutamise tegin mina seal, eks ole. Muidu ta ei manööverda, aga ta peab parase väikse kummerusega olema, siis ta manööverdab hästi. Nii et selle tõmmasime rossi ja kinni ja kõik, no ma olin seal ikkagi ninad pidi juures. Aga kui sa nüüd vaatad seda, et meil on nüüd 2 lotti on olemas ja sa praegu tänasel päeval vaatad seda meie jõeelu siin, et millised mõtted sul, kui tihti sa seda jõe äärde praegu veel saad? No praegu ma ei saa, sest ajalehed on küll väljast ära, aga ma nii kaugele minna ei saa. Ja keegi peab mind viima ja sõidutama, ma ei ole tahtnud kedagi nagu piinata. Aga see jõeelu, kuidas seda lodjakoda seal siis piinati ja seal adrasulased tulevad aukuma laevade juurde, lotjade ehitamise juurde. See on nõme. Kui aukuma tuleb see, kes sellest jõeeetikast ja seda hingeelu ei tea ja ei tunne. Sest mina mäletan väga hästi, kuidas need jõemehed, kuidas isa ehitas 2 lotja samas jõe kalda peale Vabadussilla kõrval, seal olid kõverad pajud. Ja kui isa lodjameestega ehitas lotja, siis mina olin niisugune tatikas, et vanaema tõstis mind puu oksa peale. Ja ma mäletan neid asju,
kuidas lodjamehed, kui tulid sisse külmand, olid ja emal oli alati pudel piiritust ja pudel eeter tuli alati seal, et kui lodjamehed tulid sisse külmates, alati said, kes võttis piir ja kes võttis õukad ja alati oli lodjameestel kõhud täis. Meie aknad olid otse sadama peale jõe äärde ja isa ehitas samas akna all 2 lotja, hakkasid sügise pihta ja 5 mehega kallale ja kevadeks oli lodi ujus. Aga nad olid natuke väiksemad kui need, aga samati klinkerplankutusega ja isa tagus ise naelu. Ja isegi kui Vabadussilla nüüd ruususid välja kisuti, siis need kõverad veerandtullised armatud traadid, isa ostis nad ära ja mina siis haamriga toksisin need õigeks ja isa lõi need sepanaaldeks, lodjanaaldeks. Ja osa jäi veel löömata, sõda tuli peale, kasti sees oli paraja pikkuse peale. Nii et ja Liiva tänava ja Metsili tänava nurga peal, seal on praegu väike lage platsikene, suure selle valge maja otsas, mis läheb Liivamägi läheb ülesse, sinna väike platsike. Sealt tõmmati juures, seal oli Laiuse töökoda. Ja seal Laiuse töökodas isa sepa juures tagus neid sepa naelu, lodja naelu tõi. Aga talle, kui ta kalda peal ehitas seda, siis mingisugune varjualune oli ka tehtud tal? Ei, lodja peal polnud mingit varjualust. No, tehti lageda taeval nii lageda taeval, eks ole, aga ikka nii spets mehed olid, et see käis ikka raginaga, siis oli laeva või see paigu aurutamine oli üks bensiinivaat midagi ja puust tehti kast ümber ja lõkke alla seal samas kõrval keedeti tera, samas painutati ära. Ja peale selle see lotjadeks niimoodi, midagi on meeles, aga väga vähe. Aga nüüd, kus oli ülikooli sõudebaas, oli kuur, see oli linnavalitsuse turbakuur Eesti ajal. Ja isa rentis selle kuuri ja hakkas seal ehitama uut mootorpaati, võimsat, mille pikkus pidi olema 18 meetrit. Ja see plekkatusega kuur oli, aga teda linn ei kasutanud, kuna see läks allapoole ja sinna tuli vesi sisse, alla, külle alla. Ja isa hakkas seal ehitama laeva ja siis tal oli materjal kõik valitud juba varem, nii et ta Eesti ajal varus juba materjali juba uue laeva ehitamiseks. Eka hirmus nagu sipelgas oli vanamees. No ma mõtlengi just seda, et tema paljudel perekonnas seda eeskuju ei olnud ju, laevnikke ju ei olnud ja laeva ehitajaid üldse. Ei olnud. Vanaema oli rätsep ja minu emapoolne vanaisa oli hobuse töömise, vedas linna peal kõrtsidesse allekogi õlut. Ja poisist sai siis pöörane laevaehitaja. Ta sai, tõesti, kus ta selle pisika endale sisse sai, aga kui kaugemale vaatame, et kus see kruvi nimi üldse tuli. Ta isa vaarisa oli Kirrepi mõisas puudemees. Ja seal tehti siis, kõike tehti tünne ja voodid ja asju, regesid kõik ja siis oli, et see nimi tuli sellest, et voodi otsad käis kruviga kinni panti. Aga tollel ajal viiliga viiliti see vints sinna peale. Ja mutter oli lihtsalt 4 kanti tükk ja sinna harjutati siis see vint sisse ja neid kruvisid. Ja isa siis viilis ja tegi, et vanaisa tegi. Ja siis öeldi, et kurat, et see, kui vanamees selle kruvi sinna sisse püürdad, toom sealt siis nagu igavasti. No ja muidugi, et ta ju käisid, siis tehti neid. Nii, ja see oli siis, kui oli töö tegemine, aga talvel need samad puudemehed vedasid Pihkvasse viinavoor, põhiline viidi ju puskarid ja viina Pihkvasse, nii
ja need voorid käisid ju pidevalt, sealt toodi sütt ja nahkarauda asemele. Aga talvel, kui oli tee, tähendab, kuhjus ülesse, siis eestlaste reed olid laiad, laiema leeniga. Aga venelaste reki oli sama lai kui need asjad, no. Aisest tuli otse ja läks. Ja asjad, jah. Ja siis oli, aga kui tuli vastu, kui venelastega tulid vastu, siis tõsteti regi üks aisk tee peal, 200 ärast kukkus sinna ange taha. Ja teine teisel poolt ja siis niimoodi puudega toetati, viidi reed üksteisest mööda. Aga Eesti rekilast oli nii palju laiem, siis läks löömaks. Keegi peab tagasi minema terve tee. No jah, et see pidi ära minema ja siis oli Vanaaiamaal, oli vanad postimehed artiklid, aga need jäid mul Ujula tänavale kuskile ja seal kirjutati, et tuupool, kus oli kruvijuulus, tuupool oli üks võidumiis. Ta oli küllaltki lüheldane rassakas, et oli küllaltki suhteliselt lühikeste jalgadega, aga marunuske jõumees, et too siis notis ja poisikesed olid kaasas, kes vidasid siis malku kokku, kui läks seal kuskil nurme peal löömikuks lahti, kus kisut aiamalgad maha ja läks lahti. Ja siis ühes artiklis oli, tead, see oli vanas kirjas, oli raske lugeda poiskele, aga ma kõike vanaema vahepeal lugesin kätte mõnda asja. Ja siis oli üks lugu kirjutatud, et Kruvi Juhan lõi ütelöögiga katsmiist jobese. See oli Kastere kõrtsis sai olema, et on võlvitud kõrtsi vära või uks oli, aga mujal ei olnud, sest see Kastere kõrtsi kivid, need olid ju praadki osa lükati pikali, nüüd see loodusmaja seal tehti. Ja sealt ta sai olema ja siis, kui läks alati, kui Kruvi august läks sisse, siis läks sõjast vallale ja tupis siis kõik venelase hupakili ja kui mõni oli veel püsti juus ussest välja, siis ta seisis sellega vastu ust ja lükkas käed ukse müüride vastu, ei lasnud need sisse. Ja kui ta ära tüdines, hüppas eest ära, kui venelase sisse sadasime, siis see naha kuumas ja ussest välja tagasi ja siis lõi õue peal viil, kes talle vastu nakseva katsmiist, aga lõi üteläbi, ta kukkus teisele, aga venelaste raudu ei olnud hobustel siis. Ja too hobese ja jala maha ja ütelügiga sai katsmiist hobele. See oli niisugune, et need on niisugust, nagu siin, et... Need on jah, need jutud, mis ikka läbi aastakümnete liiguvad. Ja nüüd on teada, aga need lehed olid mul tõenäoliselt pakkul alles, aga vennapere kus oli, aga me vennaga eriti hästi ei saanud läbi, nii et mul on nii kahju nendest lehtest, need oli tead, mul 5-6 tükki, mis oli leht oli veel alles nagu vanast kirjast. Aga Ando, sa läheksid jõe peale nüüd hea meelega, et kui võimalust on või on sul mingi selline oma mõte, et sa sinna nii väga ei taha enam veel? Tead, ega mind ei kutsu. Ma olen nii palju näinud ja käinud, sest isaga ma käisin, kui ma olin teisest klassist juba, kui ta käis ülevast Pedjas, parvetustele viidi trosse ja traate ja see on, et see Peeta ja Paala ja see Võrtser Pikasse lugus on kõik läbi sõidetud. Nii et ega see mulle, aga põnev on ikkagi. Ja siis oli näiteks, mul oli jõgi nii teada, ülespool Amme jõge, seal läks kõigepealt vasakus kaldas, siis tuli põigata 45 kraadi paremasse kaldal, sest seal oli kivivare sisse, nii et aga seal mingid märke pärast pääl ei olnud, kui need kanalid läbi kaevati. Ja ükskord olime siis niisuguse looga, et valvur oli kalakaitselaev ja poisid võtsid seal karaga, kõik ütleb tagasi sõita. Ja sõitsime sisse sinna Vanaie ossa, mis nüüd saab. Aga tolle süvis oli rohkem kui 1,5 meetrit, see jääb kinni kohe sinna. Ja siis mina olin ainuke tol korral, kes mul oli see jõgi nii pähe õpid või niimoodi, et mõtlesin, et küll minge siis ära, siis sõidame läbi, nii et mul oli ikka jõgi täitsa kuni Võrtsjärveni oli ikkagi iga põõsas, iga kivi, ma teadsin kõik, kus midagi on. Nüüd on niisugune muudetud, et on vehkad pääl, eks ole. Nii et ega see ei olegi probleem.
ja siis oli noh, kui parvetustöölised põhiliselt olid Pedja peal oli suur parvetus alati käis ja seal oli nii seda ankeeti oli kaunis vähe, nii et seal metsavennad ka said tööd ja natuke teenisid. Ja siis oli ka see, et no isa sõitis jällegi üles, viis selle traati ja tavaari ja siis metsavenna naised tõid meile siis oma pambukesid ja need korvid, et kuule vii sinna põõsa taha. Et mehed said kätte. Ja no see oli ikka, käis ikka tükk aega niimoodi. Ja keegi koputas ära. Ikka alati keegi kuradi põrsas ja siis oligi niimoodi, et tulime, hakkasime üles sõitma ja tol korral ei olnud ühtegi pampu. Jänesse silla peal, kui automaatsikut ees peeti kinni, otsiti laev läbi ja isal oli vene keel väga ajas, küsis, aga see sõduri käest tagad, no nahheravu. Ja rääkis ja see ütleb, et maltšat, tema ei räägi. Ja siis ütles kuidagi ära, et mingisugune kaebus tuli. No keegi jõudis ja siis otsiti põhjalt läbi ja see oli jama kui palju. Ja siis hakkas kaasas käima pareskontori partorg nimega Lõguun. Ja tema oli ka Pikassillas selle lahingute ajal oli seal mingi kuradi partorgi komandör. Ja tema oli nüüd pareskontor siis see poliitjärelevalveja. Ja nüüd oli isa sõidab üles, aga no vene keel oli talle hea ja eks nad siis oma rääkis, mina kõrvad kuulan, aga palju mina 2,5 sõna sain aru kõige rohkem. Ja aga siis viidi pareskontorid parvemeestele piimanõudes oli 3 piimanud oli piiritust. Ja nüüd tead selle kuun nagu ikkagi tisto. Nuga, anna kruuskat. Ja kui venelane sai kätte kruuskat, omas ka kruusta 3 kruuskat täis, lõuad sisse, tisto, jolki, polki, kurat spirt. No, saadi siis üle oma paadi samati vett peale, noh, kruuska täis, kui ta selle sisse kukitsa, siis oli loll valmis, eks ole. No ja siin nad siis rääkisid ja rääkis ka sellest, kuidas oli selles Jõgeveste all, kuidas see vorseerimine oli ja kogu seda lugu, nii et Liisa rääkis mulle edasi pärast, aga tolle kõun hakkas mõne sõna eesti keelt ka õppis ära. No ja siis, et seal arvestasid umbes 30 000 vene sadurit löödi selle mättasse, aga see kuskil ei kajastu. Sinna toodi vange ja kõiki ja Jõgeveste auakambri vaht oli prantsuse nimega ja me käisime seal mitu korda ja me jooksime vennaga seal miinivälja peale. Ja miinivälja sõud kätte, nad hüppavad miinid ja siis pandi tikukesed peale, tead, ja et siis pärast ankruga kisuti neid välja sealt. Ja me jooksime, vaatasime, kurat, püssitääk vahib väina kulusest välja, jooksime vennaga järgi, siis äkki nägime, tead, nüüd tikukesed, nagu treitud ümarik tikk oli ja väike plakat pääl ja seal oli surnu pääluu pääl. Tead, siis oli küll nagu seisime, kui tikud julge tagasi tulla. Ja siis vaatasime oma jälje peale, tulime tagasi ja isale pärast rääkisime ära, isa läks küla peale piima tooma, nii meie võtsime selle ära, paadiga sõitsime sinna selle koha peale ja läksime selle püssi ära tooma. No võt, aga õnnestus niimoodi midagi ei juhtunud. No siis me hiljem käisime seal Kalves ülikondadega, kas ma tõin sealt välja ühe aubitsa tõmbasime välja. Aubitsa tõime koju ja siis oli ju, minul oli, vaata Veterpäevast ülemaks oli tol korral Jan Hansen. No, tema tahtis rattaid saada, aga no mis kõrgete ratastega ei ole midagi tehakse. Mina tahtsin rauda saada, et mul oli üks diiselmootor, et tahtsin rauast teha diiselsilindrid, üks silinder oli lõhki. Ja see juhuse peale me läksime tegelikult püsse otsima. Et kui seal oli tegelikult venelased said sealt üle, seal tohti kuskilt lõunast toodi puuvillapalle ja toores puuvillaga ta ei märgu. Ja siis seoti traatidega need pallid kokku, niisugune vorst, panti lauad pääle, nii palju kui nõud oli,
ja venelased läksid siis võsa taga pandi valmis ja iga siis palli taga oli mees või 2 ja roomasid sellise ussiga vette ja lükkasid selle üle jõe. See oli natuke ülevalpool Jõgevestet. Ja siis see nüüd oli ka venelase aubitsad sealt üle viia, aga no see oligi, aubits oli kõrge, lükati peale, tasakaal kadus ära, see aubits kukkus mulksti vette. Ja mina saatsin põhjas parasjagu ujusin niimoodi kätega mööda põhja, lasin ja äkki jäi protektoriga ratas jäi kätte, mis asi see on, hakkasin vaatama, suur, selge pilt, oli aubits. No ja siis trossi panime, no otsa küll trossimine kaasas ei olnud, aga siis sai plokk pandud kaldasse puu külge ja bioloogi laevaga tõmbasime käiguga ta välja. Kurdi vapralt tuli, kui kõikus tuli välja. Siis me lammutasime ta laiali, kes mida tahtis. Mina tahtsin rauda tuua ja siis tõime ära ja siis oli Vabadussilla varemete vahel oli kalakaitse parv või see plott. Ja see oli tolle ploti peal meil. Ja aga ma sain selle tiisi teistmoodi kordan, et teda rauda mul vaja ei olnud enam, ta seisis seal mitu aastat, veedis, mis me temaga teeme ja tõukasid ta vett ära. Nii et too peaks praegu olema selle Kroonoja silla otsas Kroonoja poole peal, selle silla vunda, mida seal peaks olema siis haubitsa raud põhjas. No vaat ja nüüd sa tegid kellegile sellise ettepaneku, et võib minna uurima. Jah, aga nüüd oli, ega see mehed lükkasid sisse, mõtleme, aga ütleb, ta jäi meil ette, kaua ta meil seisab muidugi ta. Ja teda vaja rohkem pool, nii et need tükk oli meie vedrusid ja asjad, vardid oli meil siin küllalt. Nii et see oli niisugune, aga niisugune kerged relvi mina ei leidnud. See põhi pidi täis olema ja siis see hauakambri valvur rääkis, et nemad tulid metsavahiga koos üle jõe, kui see puuvillapalli sild oli seal veel alles. Aga üleval mäe peal see oli vastav Jõgevestel all, seal on pikk umbes 3 kilomeetri pikkune pidi olema, on üks järv, see vana jõesäng, aga ta on üleval mäe peal. Ja kui venelased tulid, teema jõgi ja hakkasid seal silda üle ehitama. Ehitasid 3 päeva. Ja üle järve? Üle järve. Ja nüüd oli siis see sakslaste tuli hoiti kogu aeg peal, ega madin käis ja enam ei jõudnud siis moona järgi vedada ja tulid sealt ära ja siis tulevad jõerd, või ma teema jõgi. Noh, võite seda asja arvata, mis siis toimus seal. Ja siis olid Valgast toodi piiritust. Valga oli venelaste käes juba. Toodi sinna karistussalklasi, vange. Ja isegi püssid, mis võeti püramiidist välja, mis oli ta voti täis. Venelasele püss kätte, kruska täis seda vodkat ja piiritust, tolle jõi ära, siis ta läks Taara-Paara mäest alla, siis tuli 200 meetrit seda luhta. Ja nüüd siis ta pidi üle jõe ronima. Vastase sakslased sotid, 3 sotti reast, need ootasid. No ja, aga siis, kui ta ujuda niigi ei oskanud ja kui ta pidi püssiga ujuma, midagi läksid kurat püss põhja. Ja siis uppus ära, nii et sinna uppus nii palju vene sõdureid ära, et kui nad pinda tõusid, siis hauakambri valvur läks kuiva jalaga üle laipade. Ja see ütles, et ta on nii rõve metsavahet, et temal süda pidanud vastu, tema ronis siis üle selle puuvillapallide silla. Nii et see on nende jutt, no me käisime seal tihti ju. Nii et kuhu palju ja tegelikult seal laipadest sakslasest tuli üldse 9 laipa leiti. Ja seal oli ju tsott, no 3 pole vaatamisega, me seal sees turnisime, seal oli padruneid, niisugune kiht, me vaatasime, et kas mõne terve padruniga saame kätte, kaapisime ära, ülsid jooksid kokku, robina kauku tagasi, et see on täpselt nagu kuufjube kapad, kes jooksevad libedad tagasi sisse.
ja üks mees, kes oli ta Uira tänaval elas, ütleb, et tead, kõigile suurem häda oli see, et vaikse ilmaga ja küll raud, kuulib, et raud las kuumaks, too vahetati ära. Aga et ving oli nii palju, et mehed ei saanud sees hingata, et see aukudest ei jõudnud ära ventileerida neid sotte. Ja siis me vennaga käisime, sealt samast sotid olid kõik omavahel ühendatud ja pealt oli palikidega seotud, mul kuht oli valge koht ja seal oli plakat. Ja siis oli suunad näidatud Tšuk 1, Tšuk 2. Kus, ja siis oli Andrue, oli siis üks puhkeruum seal vahepeal, aga too oli küll niimoodi nii ära lastud, et see oli ainult lohk oli järgini. Ja siis oli üks komandöör oli juut, ütleb, et tema patareid ei vaju, tema võtab niisamadi, täpselt kui praegu Ukrainas pane tormijooksuga peale ja kes sai, kui kaugele läks ja ka vettele tuppusid kurat kõik ära. Ja siis oli need Tšuk 1, Tšuk 2 ja siis oli niimoodi üks äärmine kõige põhjapoolsem sott, see oli ka ainult lohk järgi. Keskmis oli samad ja leidsid ära, et siin ta pidi olema. Aga kõige, tähendab, Jõgeveste poolsem ots too sott oli terve. Ja seal me sees ajasime need käpaga need kesti laiali. Et kui me Emajõge ju praegu, võtame Emajõge, kui see kunagi, kujutame ette, et seda saaks niimoodi plaksust tühjaks teha. Et see põhi räägib seda ajalugu igasugust läbi pikkade sajandite, et seal on, et seda me kui igapäevaselt mööda jõge sõites või ääres käies kunagi ju tegelikult ei jõua selle peale ju mõtelda, nii nagu ka Ando, sinu elu on olnud selline, kus on neid mälestusi ja jutte suures ulatuses ja hulgas. No neid on ikka. Et see, et sa täna soostusid meile natukene rääkima, suur aitäh kuulajate poolt ja saatejuhi poolt ka. Ja mina viskan küll üles selle mõtte, et meil on praegu merekoolis tuleb kogu aeg ju noori kapteneid ja järjest tuleb nagu laevu peale. Siin on meil, sõidab neid päris palju, et kuigi Ando ütles, et ta nii väga võib-olla ei viitsigi tulla jõe peale, siis mina esitan sellise üleskutse, et võtke Andoga ühendust mehed ja naised ja tehkem talle siis veel jõe peal mõnusalt sõitu. Et oled nõus tulema ikka? Ikka võiks teha. Tähendab, et meie merekool ostis ka ühe kaatri ja härra Särg. Jah, praegu see veel ei ole selle loo ajal vette saanud. Niimoodi jah. Aga eelmine aasta ma käisin nendega sõitmas, me käisime üleval lauavabriku või selles nahavabriku juures välja, seal pöörasime ringi, nii jänes selle ei läinud. Niisugune rahulik paadikene, tead, suksu. Aga mina olin ikkagi, minu tempol oli peal see tanki mootor, see oli ikkagi hea poiss, nii et ja sa oled nagu harjunud suuremate hoogudega. Jõud peab tagal, vesi nõuab jõudu. Jah, rõõm on näha, et see jõud ei ole mitte kusagile sinust, mõttejõud ei ole küll kusagile kadunud. Ei ole. Ma tegelikult tahtsin tempole peale panna 12-silindrist tankimootorit, aga see oli mõned jupid jäid puudu. Nii et see oli maha võetud ühe mingisuguse vene atribuudi pealt, eks ole. Aga tankimootorid, need on Vasula mets oli neid sakslasi täis ja venelasi, nii et sealt siis, kes tahtis, see korjas. Pegasuse peal on ka, kas seal on praegu veel tankimootor peal või see oli? Pegasuse peal peaks olema 3D6, on 6-silindre, see oli ka tegelikult 3D6 oli ameeriklaste ehitatud mootor lennuki peale, see oli IL-2 peal. Aga siis ta oli, kui sinna panda pea teine ja bensiini peale, siis oli ta lennuki peal. Aga see karteri ehitus, see on otse tulnud selle IL-2 pealt ja see tehti diiselmootoriks. Aga see alumine osa on identne selle ameeriklaste mootoriga. Nii et, aga see on 6-silindri ja nad on võimsad mootorid, eks ole. Ja selline oli Pegasuse peal
selle peal oli 12-silindrine raketa peal. Nii et too astus ikka võimsalt. ei, too astus võimsalt, oli Emajõe hirm, eks ole. No vot, aga Ando, sina oled ka selline Emajõe paljude jaoks hirm olnud ja paljude jaoks ka arm ja oled oma elust väga suure osa panustanud selle kultuuri arendamisse ja olemisse, et suur tänu sulle. Ja meie lõpetame praegu saate ära. Kuulajatele ütleme, et me vestleme edasi eetriväliselt, aga Ando on alati, oled ju nõus inimesi, kui keegi nõu küsib, alati vastu võtma. No ikka, inimest tuleb aidata ja mina olen niisugune loll loomakene, et ma aitan rõõmuga, kuid seda abi ainult pärast kurjaks ära ei kasutata. Tihtipeale on nagu vastupidi läinud, eks ole.